Ühesõnaga, tere! Mina olen Hanna-Karolin. Mina töötan Kantar Emoris. Olen varasemalt töötanud palju ka ise poliitikakujundaja ja katsetajana ja mõtlesin, et räägin täna sellest, et kuidas me võiks katsetada või kuidas seda teha nii, et me ise vaimselt alles jääme, aga samas, et midagi ka hästi välja tuleb. Ja minu mõtteid ei tasu kindlasti võtta, kui et mina tean ja teie ei tea. Ma tegelikult võtan kokku ühte kogemust, ehk siis nimelt me koostame praegu katsetamise juhendit avaliku sektori jaoks Riigikantselei tellimusel. Muu hulgas seal sees peaks olema ka siis kohalike omavalitsuste perspektiiv. Kuigi ma möönan tugevalt, et kohalikel omavalitsustel on kindlasti palju rohkem väljakutseid katsetamisega kui riiklikul tasandil, pidades silmas, kui vähe on ressursse, kui vähe on inimesi ja aega hästi katsetamiseks. Et seega see ei ole kindlasti lihtne. Aga vaatame ikkagi koos sellele katsetamisteemal otsa. Ma ka küsin teilt küsimusi, sest ma tegelikult tahaks, et te mõtleks minuga kaasa, et ärge ehmatage, et siis kohe vastake. Aga et meil, kuna siin on ka selline lindistamine, et siis see võib tuua kaasa selle, et inimesed jooksevad mikrofonidega ringi, et siis elage see üle. Jah, korra siis sissevaatavalt minust. Ma siis töötan Emoris, teen hästi palju uuringuid. Kõige rohkem teen ma avalikke uuringuid, ehk siis riigi heaks või riigi jaoks. Heaks on küsimus võib-olla neile. Ja minu igapäevatöö on ka seotud siis sellega, et me tõesti proovime välja mõelda erinevaid mükse selleks, et siis aidata riigil inimeste käitumist kasulikus suunas mõjutada. Kui ma ütlen kasulikus, siis see tähendab, et siin peetakse silmas seda, et inimesel on natuke parem ja selle üle peab ka ranget järelevalvet eetikakomitee, et me tegelikult ei käi salaja inimesi igale poole müksamas. Et näiteks hiljuti me mõtlesime selle peale, kuidas panna isasid võtma rohkem isapuhkust, kuna umbes 30% isadest seda praegu ei tee, kuigi see on tasustatud võimalus. Praegu me mõtleme, kuidas saada mehi paremini arsti juurde. See on paras väljakutse ja väga põnev teema ja nii edasi ja nii edasi. Aga me tegeleme ka naistega, et see ei ole nii, et muuga ei tegele kui meestega. Ja võime ka pärast mõne projektitiimiga müksamisest rääkida, kui te soovite, kuna ma ka ise olen terve päeva siin. Ja samamoodi olen ma ka ise olnud katsetaja, ma olen siis töötanud Sotsiaalministeeriumi tööhõive valdkonnas ja tegelikult paljude inimestega siit koostööd teinud. Ja üks katsetus, minu elu kõige kummalisem, oligi see, mis me tegime koostöös Terje ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga, milleks oli Coursera tasuta kursuste algatus. Võib-olla te kuulsite sellest, kas keegi märkas seda, kui inimesed said tasuta Coursera kursusi võtta paar aastat tagasi, kas keegi võttis või vähemalt nägi seda, andke käega märku. No vot, järelikult pidime tegema tööd. Üks inimene, et siis see oli minu elu üks kõige naljakamaid katsetusi. Ja räägin sellest siis natuke hiljem. Aga kõigepealt võiks otsa vaadata ja mõelda selle peale, et mida me üldse mõtleme, kui me räägime katsetamisest avalikus sektoris. Et teie natuke, ma juba vihjan siin ka toimub teatav katsetamine, ma näen, või katsetamise väljatöötamine, aga mis teie jaoks see katsetamine teie töös on? Valga, kuidas teiega? Ja, et mis on katsetamine, et see ongi just täpselt nii, nagu ütles juba Viljandi ära, või siis ongi, et katsetest eksitusmeetodil. Leiame midagi uut ja põnevat või siis elustame midagi, mis on juba olnud ja väga hästi ka töötanud. Ma arvan, et selle definitsiooni ma võtan kohe sinna juhendisse kaasa. Et absoluutselt, et kui me räägime katsetamisest avalikus sektoris, siis me tavaliselt räägime sellest, et me töötame mingi idee ja lahenduse kallal, et see läbi proovida enne suuremas mahus rakendamist. Nüüd kindlasti võib vaielda, et kas katsetamine tähendab alati väiksemas mahus läbiproovimist, et ma olen kuulnud ka definitsiooni, mis ütlevad, et igasuguse uue asja tegemine on katsetamine. Ja tegelikult see on ju natuke tõene, on ju, et me mingis mõttes võtame ette midagi uut, me arvame, et see võib töötada paremini, me vaatame, kuidas läheb. Aga võib-olla selles loodetavasti, kui meil on piisavalt aega või eesmärgid on piisavalt olulised, oleks sageli hea avalikus sektoris võib-olla katsetada enne natuke väiksemas mahus, kui me, kogu riigi, kogu maakonna peale välja laseme. Peamiselt seetõttu, et me ei pruugi teada, kas see katsetamine töötab või kui hea ta on. Ja kui me peame kohe seda üle riigi tegema ja mõõtma, võib lihtsalt juhtuda, et me saame siis teada, et tegelikult mõju polnud ja seega üle riigi tegemine ei ole mõistlik. Et seega katsetamine võib-olla sellise, kuidas, ma ei tea, avaliku sektori unistus seda välja näeb, on see, et me kindlasti proovime midagi uut ja julgelt, aga võib-olla natuke väiksemas mahus ja et sellega kaasneb ka mingisugune teatav protsess.
See kolmnurk ei ole väga sõbralik, et mina töötan koos Tartu Ülikooli teadlastega, iga päev ma neile ütlen, teeme asju lihtsamaks, see tuleb meil veel lihtsamaks teha. Aga selle mõte on näidata ka seda, et üks osa katsetamisest, mis on võib-olla kõige keerukam ja mis praegu on võib-olla Eestis natuke alahinnatud või vajab nagu tugevdamist, rohkem jõudu, on just katsetulemuse mõõtmine ja üldse katsetuse siis kui sellise eksperimendi läbiviimine. Et mõnikord, kui me proovime midagi, me võib-olla loeme hiljem tulemused kokku, ütleme, et väljundid olid sellised ja nii edasi, aga tegelikult me võiks proovida mõelda, kas me saame tulemusi nii ambitsioonikalt mõõta kui võimalik, sest selle tagajärg on see, et me õpime midagi väga uut. Katsetajana ma tean, et sellega sageli kaasneb hirm, et mis siis, kui ma saan teada, et minu katse ei tööta. Päriselt. Mis siis, kui ma saan null tulemuse? Meie oleme teinud müksusid, millel on väga palju null tulemusi. Ja teaduses see tegelikult peaks olema okei, kuigi isegi teadlastel on piinlik, kui tuleb null tulemus. Nagu me teame, et on olemas selline bias, on ju, et negatiivse tulemusega teadusartiklit kergelt ei avalda. Aga kas ei ole palju hullem see, kui me paneme oma südame sisse ja tulemus ei mõõda ja ei saa kunagi teada tegelikult, kas see hästi töötas või mitte? Et eeldades, et tegelikult meid ei tohiks süüdistada, sest iga julge ideega kaasneb ka risk läbikukkumiseks, sest idee peab ju olema julge, siis tegelikult meile avalikus sektoris tervikuna on ju oluline, et meil oleks rohkem infot. Et see on siis võib-olla see katsetamise vaade, mis me loodame, et ka siis tulevikus natuke levib. Ja järgmiseks võib siis mõelda, et kuidas siis katsetada või mis on need peamised sammud. Ma tean, et teie tegelikult olete nende sammude keskel ja meie ka kogu aeg sellega tegeleme. Et sageli me siis peame mõistma probleeme, peame natuke mõtlema, mis lahendusi kasutada, kulutada aega kas selle väljamõtlemiseks või inspiratsiooni otsimiseks, teha natuke tööd mõõtmisega, et kuidas me ikkagi andmeid kogume tulemuse kohta, mis vormis, räägin sellest ka natuke hiljem. Ja siis me saamegi seda lahendust järgi proovida, lasta töösse, vaadata, kuidas läks. Ning siis sellest õppida. Ja hiljem siis kasutusele võtta, loodame, et loomulikult õnnestus kõik. Nüüd huvi pärast, milliseid katsetamise näiteid te Eesti avalikust sektorist, kas kohalikust, riiklikust tasemest, võib-olla ise oskate nimetada? Kas tuleb midagi pähe? Ja, et mul tuli kohe pähe see liikluskiiruse ületamisega siis rahunemispaus, mis oli siuke nagu väga äge projekt. Ja, isegi varastasid ühe mu näite, ei väga õigesti ütlesid. Ja, et tõesti võib-olla kaks täiesti ilmselget näidet, üks kohalikust omavalitsusest, üks riigist. Tartus on siin käimas üks asi, kes teab, mis asi see on, kui te olete valmis mulle vabas vormis hõikama? Et publik ütles autovabaduse puiestee, ütlen kaamerale. Tõesti, et see on ka näide katsetusest, kus reaalselt mõõdeti liikluskoormust ja vaadati, kuidas selle vabaduse puiestee vabastamine Tartu linnale mõjub. Mõõdeti rahulolu, mõõdeti liikluskoormust, prooviti igasuguseid meetodeid ja see on ka üks nende tulevikuplaan, et nad iga aasta katsetavad midagi uut, aga varsti nad tahavad vabaduse selle tänava või puiestee teha natuke väiksemaks, et sinna tekiks inimestele rohkem ruumi. See on siis näide ühest väga mainekast katsetusest, mis alguses tekitas inimestele palju ärevust või hirmu või tekkis tunne, mida see linnavalitsus teeb, aga pärast osutus väga populaarseks. Väidetavalt siis siseturismi osakaal kasvas väga jõuliselt, sest kõik tahtsid seda imelist või kummalist autovabaduse puiesteed näha. Ja teine on siis see rahunemispeatus. Kes on rahunemispeatusest kuulnud? Tõstke käsi. No näed, jess, milleski, räägin õnneks tuntud asjadest, Rahunemispeatus oli siis üks tõesti katsetatud algatus, mis tehti siis Riigikantselei ja politsei ja kõikide toel. Ta oli väga väikse valimiga tehtud uuring, nii et selle uuringu tulemusi ei saa võib-olla teaduslikus mõttes tõsiselt võtta, aga ta tekitas tõepoolest erakordse ühiskondliku furoori sellel teemal, et äkki ongi hea, kui inimesed natuke rahunevad, kui nad kihutavad. Ja seega, kui rääkida nende inimestega, kes rahunemispeatused tegid, siis nad ütlesid, et et meil see oli väga keerukas protsess, sest õiguskantsler, alguses ütles, et nii ei saa, ja siis ütles saab, aga paluks nüüd 10 luba. Aga sellegipoolest ütles, et see oli parim asi, mis me tegime, sest selle käigus me õppisime nii palju. Neid katsetamise näiteid on väga palju, ma olen tõesti täiesti kindlad, et ka teie omavalitsus on midagi katsetanud. Mina lihtsalt veel ei tea sellest, nii et pärast võite tulla mulle rääkima.
Ja sageli siis katsetavad ka vabaühendused väga edukalt, näiteks Kiusamisvaba kool, mis on nüüd suur algatus, tegi, eks ole, oma esimese pilootuuringu, kus nad uurisid siis oma sekkumise mõju, kas sellel on siis võrreldavad tulemused teiste riikidega. Et siis sageli need lahendused ei pea tulema ainult riigist või kohalikust omavalitsusest, et saame ka kasutada partnereid. Ja samamoodi katsetatakse üle kogu maailma. Nende näidete kohta saab lugeda väga hästi nügimise raamatutest, et ma nendel väga pikalt ei peatu, aga ütleme nii, et Soome, võib-olla te olete kuulnud, on selles osas väga eesrindlik, eks ole. Muud nad ei tee, kui muudkui katsetavad. Mis te arvate, milleks üldse katsetada? Mis on selle suurim väärtus? Ma nüüd ise tulen. Et katsetada me selleks, et aru saada, et kas see plaanitud muudatus võib ikka ellu minna. Ja, miks veel? Milleks katsetada? Et teada saada midagi. Ma mõtlen, et mingit väärtust ühesõnaga. Jaa, et siin on, ma panin ka vastused vihjena kirja, et sageli katsetamine võimaldab meilt võtta ette asju, mida võib-olla muidu ei julgeks. Et kui me ütleme, et see on katsetus, me mõõdame, me võtame aega, et mõista probleemi, töötada lahendusega, siis see tähendab võib-olla, et see annab meile võimaluse tõesti teha midagi erakordset. Rahunemispeatus, võib-olla te teete staarloengut teie omavalitsuses, me ei tea, kõik asjad. Meestekuuri, väga kuulus algatus, pärast räägin. Ja sageli, mis me siis näeme, on see, et katsetamine võib olla viis, kuidas võtta oma partnerid kaasa, kes varem polnud nõus. Et sageli, kui me toome kõik osapooled kokku ja nad koos mõtlevad, siis inimesed võivad muuta selle käigus meelt või võime saada rohkem perspektiive, kui me arvasime. Et näiteks tervishoiu valdkonnas sageli arstid on väga tõrksad katsetajad, sest neil on nii palju tööd. Kui aga arsti võtame kaasa, ta mõtleb meiega koos, äkki ta tuleb välja lahendusega, millest meie poleks unistanudki ja samal ajal pärast ka toetab selle elluviimist. Ja sageli me võime saada ka kulusid kokku hoida või lihtsalt teha lahedaid uusi asju. Loomulikult neid saab ka teha niisama, et see ei ole päris nii, et muidu ei saa. Aga millest ma siis olen rääkinud, ma vaatan, kas see animatsioon töötab, et tõesti me töötame siis praegu Emori, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Riigikantselei ja paljude inimestega selle kallal, et luua üks 25 leheküljeline katsetamise juhend kõikidele avaliku sektori töötajatele. See on väga raske ülesanne, sest meile on öeldud, et teil on 25 lehekülge, kõik peab olema väga lihtne, piltidega, aga samas kogu katsetamine peab olema kirjeldatud. Eks ole, täiesti tehtav, suurepärane ülesanne 5 kuud elluviimiseks. Ja ütlen, see juhend ei ole valmis, seda me praegu panemegi kokku, et ma otse kui räägin teile natuke sellest, mis me parasjagu mõtleme, kui me koosolekuid peame ja oigame, et see on raske. Ja kuna see saab valmis siis veebruari lõpus, et siis teil on kõigil varsti sellele ligipääs, sinna tulevad juurde videod, sinna tulevikus tulevad juurde ka koolitused ja toetusmeetmed, see on siis Riigikantselei hästi suur algatus, et siis te teate, et saate seda oodata. Ja kui te olete nõus olema testpublik, siis võite mulle pärast märku anda, et jaanuaris me teeme ühe testimise, kus inimesed saavad lugeda ja siis meid kritiseerida. Pigem juhendi teemal, mitte niisama. Et siis, kui te soovite, olete oodatud. Ja meie loomulikult loodame, et see juhend tuleb väga hea, kuigi on võimalik, et ta tõesti tuleb välja nagu see koletiste raamat, millega siis Neville Longbottom Harry Potterist võitleb. Ja selles juhendis on ka siis koostatud 25 näidet Eesti võib-olla kõige erinevamatest katsetustest, et inimesi inspireerida. Nii et kui teil on mõni väga hea katsetus, mida te ise tahate näidata, sest me tahame ka kohalikul tasandil katsetusi illustreerida, et siis te võite ka mulle teada anda, et seda infot me kogume. Aga võib-olla vaatakski korra seda, et millele me oleme mõelnud, kui me sellest juhendist räägime või mis on praegu see teadmine, mida meie sinna koondame. Et võib-olla esimene asi, millest me oleme aru saanud, et katsetamine on tõesti raske. See on meie töö, ka minu töö, kui ma olen olnud riigiametnik, see on kõige põnevam osa, aga kõige hirmsam peamiselt seetõttu, et sa kardad kogu aeg, et sa ei tea, mida sa teed ja kõik kukub läbi. Kas keegi on kunagi ennast niimoodi sarnaselt tundnud oma töö osast, tõstke käsi? Just. Et sageli siis, kui me vaatame, me tegime ka siis kvalitatiivuuringu, niisuguse väikse
erineva tasandi ametnike seas, seal oli ka siis kohaliku omavalitsuse töötajaid ja küsisime, et mis siis teid takistab või hirmutab katsetamisel. Ma ei hakka neid kõik üle lugema, kokkuvõtteks ütleks, et väga raske on. Palju takistusi, palju on seda, et sa tunned ennast üksinda, et inimesed, kui sa ütled neile, et aga teeks nii, siis nad ütlevad, ei saa. Ja kui sa küsid, miks nad ütlevad, ei saa. Jah. Et seega katsetamine on tõesti keerukas ja seetõttu ta vajab väga tugevat julgustamist juhtidelt. Ta vajab seda, et me võtame organisatsioonis selles aega ja ressursse, et sul on nädalas päev, paar, et sellega päriselt tegeleda. Sul on vaja toetust, eks ole, tippjuhtkonnalt, et keegi ei tõmbaks vaipa alt ära ja ei ütleks, et see on igav algatus. Ning sul on ka vaja seda, et sul võib-olla oleksid sõbrad, kes teavad, mis sa teed, ehk siis näiteks nagu teie siin, et te samal ajal elate seda läbi. Et seega, kui te juba tunnete, et te vajate julgustust, siis te teate, et teadus kinnitab ja Emor ütles. Ja nüüd, kuna katsetamisel on hind, siis kindlasti alati tekib dilemma, et aga mis siis, kui me saame nagu läbi ilma. Ja ma ütleks, et kõige rohkem, millest me võime üle lasta, on siis see, et me ei võta aega probleemi või lahenduse lahti mõtestamiseks, läbikäimiseks või me laseme mõõtmise üle. Mõõtmine on raske, olen nõus, aga väga vajalik, eks ole. Aga see kiusatus võib olla hästi suur, ka see mure võib olla suur, sest aega ja raha väga palju ei ole. Jah, ja nagu ütlesin, ka mina olen siis katsetanud, et see Coursera algatus, millest ma tõenäoliselt jõuan rääkida ainult lõunalauas, mitte varem, et ka seal minu kogemus oli suhteliselt sama. Kogu aeg ma tundsin, et ma ei tea, mis ma teen. Mul oli palju partnereid, oli hästi tore. Kokkuvõttes jõudsime siis Coursera kursustele saada kätte, kui ma õigesti mäletan, 17 000 huvilist, 14 000 registreerujat, 10 000 õppijat ja 4 000 lõpetajat. Nii et siis tegelikult üks minu kõige kiiremate tulemustega töö, mis ma olen kunagi teinud, sest ametnikuna, eks ole, sa näed tulemusi, ma ei tea, 5 aasta pärast. Ehk siis mina umbes 2 aasta pärast. Vaatame siis korra seda, et kuidas üldse neid hirme ja takistusi ületada. Ja ma juba peamise uudise ütlesin ära, et jah, tuleb inimesi julgustada, ennast tuleb julgustada. Et üldiselt katsetamine on selline valdkond, kus me peame olema enesesõbralikud, teistmoodi ei saa. Vead on osa protsessist, see on lihtsalt, eks ole, märk sellest, et me õpime. Aga meile ka siis ametnikud või need, kes on väga palju katsetanud, ka rääkisid oma õppetundidest ja peamiselt nad ütlesid seda, et tõesti negatiivsed tulemused on väga tõenäolised. Me tegelikult ka ei mõõda ju väga paljude oma praeguste poliitikate mõju, seega me ei pruugi seda ka praegugi teada, aga peaks juba võib-olla algusest peale leppima kokku, et võib juhtuda, et ei tule välja. See on okei, keegi pole süüdi, kui just, ma ei tea, ta kriminaalselt rahaga minema ei läinud, sest igasugune riskantsus eeldab ikkagi seda, et me võime läbi kukkuda. Siis jah, sellest ma ka natuke rääkisin, et meil on sõbrad ja nõuandjad ja lisaks meil võib-olla on hea, kui meil on natuke teadmisi, et mõõtmise osas ma soovitan alati kellegi juurde võtta, teadlase, statistiku, lihtsalt andmenohiku, et sellest on alati kasu. Et isegi Emoris on nagu sellised nagu rohkem inimeste poole inimesed, kes andmetest teavad vähem. Ja siis on need, kes teavad väga palju andmetest, kes võib-olla inimestega tegelevad vähem. Et siis mina lähen ka nende juurde. Kui aga nüüd siin hakata vaatama, et mis need katsetamise peamised sammud on, teen teile siis sellise diiseri ülevaate. Et meie räägime siis 3 sammust ja siin on paar võib-olla olulist asja, mida silmas pidada. Et esimene asi, mida me tahame, on alati mõista seda probleemi, millega me töötame. Ja mida me selleks peaksime tegema, lisaks sellele, et me võib-olla kogume andmeid, mõtleme statistika peale, räägime teadlastega, on siis 2 asja. Üks asi on see, et me peaksime minema inimestega päriselt rääkima, ehk siis me peaksime minema välitöödele. Me peaks niimoodi tundmatuks jääda soovima inimesena, minemagi reaalselt selle Vello või Maire juurde ja küsima, mida ta teeb, kuidas ta läheb, mida ta sellest haridusest mõtleb, miks ta sinna ei lähe. Ja vähemalt mitu korda võiks ikka teha. Et kvalitatiivuuringud on üliväärtuslik infoallikas, sest sealt me saame teada päriselt, miks ja kuidas inimesed asju mõtestavad. Ja sageli nendes riigi innovatsiooniprogrammides sunnitakse inimesi tänavale minema ja inimestega rääkima, et saada aru, kuidas see tavainimene mõtleb. See on sellepärast, eks ole, et meie oleme oma igapäevaelus nii kinni, ka tavainimestena, et selleks, et meid välja rapputada, müksata sinna haridusse, võib olla tarvis väga palju. Näiteks, et peabki olema väga kuulus inimene tulema rääkima, siis võib-olla see inimene hakkab mõtlema. Aga me enne seda ei tea, kui me ei räägi. Ja teine asi, mis oleks võib-olla hea, on see, et meie probleemi siis sellise
on siis palju küsimusi, millele peab vastama, korra näitan seda, et seda me täna ette ei loe, see jääb teile hiljem imetlemiseks ja juhendis lugemiseks. Et selle tulemusena me tahaksime, et meil tekiks probleemi kaardistus. Ehk siis me saaksime aru, millised faktorid põhjustavad seda, et selline probleemne käitumine juhtub. Siin on siis näide nendest meestest, kes ei lähe arsti juurde, kus me tegime siis nii kvalitatiivuuringu, teadusuuringu kui ka siis kvantitatiivuuringu, mis on töös, kus me siis vaatasime väga paljusid tegureid ja võtsime asjad kokku. Nüüd vaatame, kuidas neid lahendada, võib-olla sellest üht siis. Aga et võib-olla see inimestega rääkimine ja sealt õppimine, mida ma saan teada, tõesti väga abistav tööriist. Teine siis hea mõte on siis oma lahenduse kaardistamine ja ma usun, et ka seda te olete väga palju teinud. Mina sellise ikkagi poolnohikuna alati armastan ikkagi vaadata teadusuuringuid, seda, mida teevad teised, et see on võib-olla osa sellest. Et sageli siis sellise lahenduse kaardistamise puhul ütleks, et on 3 suurt etappi. Üks on see, et me mõtleme ise. Olgem ausad, te tunnete oma kogukonda, te juba käisite inimestega rääkimas. Järelikult on aeg, et te nüüd mõtleksite ise oma ideed. Tõesti, et tuleb see Kristi Saare oma loengut pidama või ma ei tea, Peeter Marvet või kes iganes on teie piirkonnas kuulsus. Ja sellega äkki saate inimesed. Teie juba teate seda, keda inimesed armastavad. Ja see on siis oma ideede genereerimine. Brainstormi koht, kus tulebki mõelda niimoodi kastist välja. Teine koht on ikkagi see, et mõnikord on ikkagi häid lahendusi tehtud ka mujal. Ja siis, eks ole, me peaks ikkagi kaevama sügavale vaatama, mis on need parimad, mida juba tehakse, mis töötab kuskil mujal. Et seda ka mulle väga meeldib, et kui keegi huvitab, mis meeste tervise sekkumised on, siis võin teile pärast materjali saata. Panime juba selle info kokku. Kehtib küll tervise kohta, aga rakendatav ka hariduses, ma usun. Ja sageli on ka nii, et vabaühendused juba näiteks teevad midagi. Näiteks kui mina töötasin Sotsiaalministeeriumis, siis meie ju ei teinud midagi. Meie disainisime poliitikat, Töötukassa tegi, vabaühendused tegid ka. Ja kui vabaühendus ei oleks, me ei saaks midagi teha, sest meie ju ei lähe inimeste juurde ütleme, et tere, siin on teile töö. Ja seetõttu me otsisime tugevaid vabaühendusi, näiteks Tartus, eks ole, on Johannes Mihkelsoni keskus, väga tugev teenusepakkuja ja vaatasime, mida nemad teevad. Oli väga suur tõenäosus, et kuna neil olid head andmed, et see, mida nad juba teevad, ongi üks parim lahendus. Ehk siis see teiste ideede uurimine ja ülevõtmine, hea mõte. Ja 3. etapp, see ei ole raketiteadus, on sageli siis ikkagi lahenduste sõelumine, kaardistamine, kokkupanemine, mis on mulle parim. See on ka selles suhtes natuke pikk protsess, nagu ma ütlesin, täpsemalt saab lugeda juhendist, aga võib-olla see on see, kuidas me praegu sellest oleme mõelnud. Ja iga siis lahenduse puhul me ikkagi peame ka ju mõtlema, kuidas ta päriselus töötas. See, et me valisime ilusa sekkumise välja, ei tähenda ju seda, et ta nüüd Eestis kohe käivitub. Ja seda siis sageli sellest räägitakse kui prototüüpimisest, mis on selline startup sõna lihtsalt sellele, et mõtleme, kuidas asju hästi teha, kus me paneme siis kokku selle, et kuidas me siis seda Eestis tegema hakkame. Kes toob aiad, kes tellib kohvi, kes selle Kristi Saare kohale toob ja nii edasi. Ja ka prototüüpimise faasis on hea inimestega nõu pidada, testida kasutajate peal, mis nad arvavad. Et äkki Kristi Saare ei lenda, võib-olla siis keegi teine, Jaak Roosaare. Ja sageli siis see lahenduse elluviimine on väga kõvasti seotud ka siis selle mõõtmisega. Ja ütleks, et me saame mõõta tavaliselt 2 suurel viisil. Üks on siis see, et me teeme sellist mõõtmist, kus me kogume tagasisidet ja hinnanguid, aga me eksperimenti ei tee, kui aus olla. Ja see on sellepärast, et kõikides asjades me ei saa eksperimenti teha. Et näiteks, kui me teeme valmis uue portaali, millega me seda nagu võrdleme, eks ole. Et kas portaali pole või portaal on, väga keeruline olukord. Sellisel juhul võib-olla kasutamegi seda, et lihtsalt kogume oma prototüübi kohta palju tagasisidet. Küsime inimeste hinnanguid. Pallil 1-5, kuidas hindate? Ja teine, meie arvates kõige lahedam asi on see tõestav proovimine. See on siis eksperimenteerimine. Igaüks tegelikult võiks saada ühte head eksperimenti teha. See küll võib-olla näeb keeruline välja, aga tegelikult on see lihtsam kui tundub. Avalikus sektoris neid pidevalt tehakse. Sellest ka peab lugema juhendist, sest ma ütlen, et see on see kõige keerukam osa, mida siin paari minutiga edasi anda, aga kindlasti soovitan kaaluda, et kas teiegi saaks teha kas või vähemalt minikatse, et vaadata, kuidas teie sekkumine mõjub. Nüüd võimalikest komistuskimidest lihtsalt ütlen, et
õigus ja eetika ja kommunikatsioon, et need ka on teemad, mis sõltuvad väga valdkonnast, nii et las nad jäävad siia siis lihtsalt meile mõtlemiseks. Ja viimane asi ongi siis see, et me tahame oma siis kogemusest õppida kõige laiemas mõttes, mõelda, mis me õppisime nii sellest, kui kas läbi kukkus või tuli välja, mis me saime teada inimestega rääkimisest ja siis me saame minna järgmisesse faasi. Kas teha uus plaan, teha laiem plaan, mitte üldse teha plaani, leppida kokku, et 2 aastat selle teemaga ei tegele, siis tuleme tagasi. Mis iganes, see on hästi oluline, eks ole. Et Courseraga, mis juhtus, oli siis see, et me analüüsisime tulemusi ja saime näiteks teada, et see oli väga hea algatus, aga ta ei sobi näiteks töötutele enamjaolt. Sest näiteks kui töötud on keskmiselt madalama haridusega, neil on väljakutse üldse, et ennast distsiplineerida, et võib-olla õppida midagi, et siis seetõttu Coursera pigem võib-olla sobib juba sellisele väga struktureeritud ja entukale õppijale. Sellegipoolest me jõudsime ka kaugemale. Courserat saab ja sarnaseid programme tulevikus avalikust rahadest rahastada. Seda tänu siis võib-olla TAX-is plaanitavale muudatusele, kui on tarvis. Ka Töötukassa hakkab vaikselt sinnapoole liikuma, et põhjendatud juhul seda pakkuda, kui on tarvis. Ja meie saime teada väga palju nii endast kui teistest selle kaudu, et me neid Coursera kursusi pakkusime. See oli siis minu ülevaade katsetusest. Ma loodan, et teil oli põnev. Tulge siis minu juurde kõikide nende teemadega. Testpublik, head näited, müksamine, niisama muljetamine. Nii et soovin teile igal juhul jõudu ja edu. Et tundub, et tegelete ju väga, väga oluliste asjadega. Aitäh!